no nii on. jah, võileivad, ega meil täna ei peagi võileibu, sest meil on nii palju uusi asju, selles mõttes, et me saame enda kõhud, oma rahvud täiesti täis. nii et tere tulemast uude ajastusse. Coral Clubis on täiesti algamas uus ajastu ja liposoomne ajastu. Ma ei tea, kui paljudele, kellele näiteks liposoomid midagi ütlevad või kellele ei ütle liposoomid midagi? Ei ütle. Olete kuulnud sõna liposoom? Et liposoomid, tähendab, see on fosfolipiidid, selles mõttes ja see on ka näiteks, kas te olete kasutanud letsitiin. Letsitiin on ka üks selline nendest vormidest, mis on just rakkudele vajalik. Ega ma keemias, kui ütlen ausalt, ma koolis olin 3 ja ma spikerdasin. Ja Coral Club on väga hea selline keskkond, kus sa pead kogu aeg õppima. Ja ärge kartke teha vigu, selles mõttes isegi ka mina teen vigu. Nii et praegu see uus ajast on hakkamas kohe Coral Clubis on just see, et kus need vitamiinid on tehtud sellise liposoomses vormis. Ja täna hommikul, kui ma siia tulin kohe ostma seda kurkumit, sest ma ise olen teinud kurkumiga selliseid trikke, et ma olen pannud seda keele alla pulbrit ja siis olen 20 minutit püüdnud selle pulbriga majas ringi käia, siis ma ei räägi. See on ka väga hea variant. Aga nüüd on see liposoomses vormis tehtud, mis tähendab seda, et see omastuvus on tegelikult nendel liposoomsetel asjadel 10 korda võimsam kui tavaliselt. Mis see tähendab? Tähendab, et seda, kui te vaatate seda liposoomses vormis, see aktiivne aine on siia keskele pandud. Ja tähendab, ta jõuab meie rakkudesse kordades, ehk siis 10 korda tõhusam. Ja Coral Clubis on tulemas, tähendab 3, just on juba müügil, 3 erinevat on kurkum, siis on D3 vitamiin ja 3. on meil siis C-vitamiin. Ja kui ma näiteks tegelen ka mõõtmistega, kvantresonantsmeetodiga, siis praegu suvel võib öelda, et D-vitamiini on, aga see on kohe varsti on sügis käes, siis need varud lõpevad suht kiiresti. Aga C-vitamiiniga on see lugu, et see omastuvus samamoodi on hästi suur puudus on C-vitamiinist. See tuleb ja läheb kiiresti, aga üsna tihti C-vitamiin ei jõua rakkudesse, nii et selles liposoomses vormis ta jõuab rakkudesse isegi 100% tõhusamalt. Mõne sellise süsteemi järgi võib öelda, et 98, aga vahet ei ole 10 korda tõhusamalt, kui lihtsalt näiteks võtad C-vitamiini, siis tegelikult ta jõuab ainult üks väike osa jõuab kohale. Ka nendest D-vitamiinidest või midagi, ta jõuab maon, kuidas ta reageerib maoga, et seal on palju muid aspekte veel. Nii et liposoomsed need tehnoloogiad on täiesti uus sõna selles maailmas. Nii et natuke lase, ma ei ole, ka PowerPoint on minu jaoks tegelikult täna esimest korda, nii et kasutan seda võimalust siin kohe, et liposoomne tehnoloogia, mis tähendab ka biosaadavus või bioomastuvus tegelikult. Bioloogiline omastuvus, saate aru, et see, kuidas organism seda bioloogiliselt meil vastu võtab. Nii et siin on just see välja toodud ja siin ma võin kohe öelda näiteks D-vitamiin, kui näiteks purgi või selle pudeli peal on öeldud, et see serving size, näiteks siin on 120 korda sa saad seda serving size ja see on 400 IU-d. Algul võib tunduda, et see on kogus on väike. Olete kuulnud, et võiks võtta nagu 2000 IU-d ja 4000 IU-d, mõned ütlevad isegi 10 000 IU-d. Tegelikult meil ei ole nii palju vaja. Miks? Sellepärast, et kui ta 10 korda tõhusamalt imendub, siis sa ei pea korruta see 410-ga, kui palju saad. 4000. Et tegelikult sul ei ole seda nii palju seda juurde vaja. Kuigi seda vajadus on, aga sellest juba piisab, et hoida seda. Nii et kui sa näiteks 120 päeva võid ju seda võtta. Ja seda võime ka mõõta. Näiteks ka tulete kvantresonantsmeetodiga mõõdame, et kuidas teil on nüüd see D3 tase. Ma olen vaadanud ka viimastel päevadel inimestel, tegelikult see D3 tase on täiesti normaalne. Ma ei ütle seda, et seda vaja ei ole. Aga seda võiks hoida niimoodi kogu aeg seda fooni pidevalt, siis see on ka, milleks on D-vitamiini meil vaja? Luudele,
ja sinna juurde oleks no ütleme K-vitamiin ja kaltsium ja kõik need asjad samamoodi. aga D3 on samamoodi meie endokriinsüsteem. Endokriinsüsteem vajab seda samamoodi D3, nii et see on väga-väga hea ja maitse on ka hea. noh, ma teen korra selle lahti siin. ma teile ei anna, sest ma ostan. ostke ise, jah. et see käivet kohe teha oleks vaja, jah. siin on kohe mõõdik peal näiteks 0,5 milli. 0,5 milli, see ongi see, no ütleme selline päeva algus. nii et see on 400 iud. nii et see võid ka võtta topelt. näiteks kui sul on mingid põletikulised protsessid, siis ma soovitan isegi võtta mõlemat. nii kurkumi kui seda D3. et mõlemad võiks võtta. ja seda, kui on põletikulised protsessid, siis võtke ka C-vitamiini. käive tõuseb, jah. ma ei mäleta, siin oli kurkum, mis ta annab päris hästi punkte. no kes ei tea punktisüsteemist, aga siis kuulete lihtsalt. 20 punkti on kurkum, siis kõige vähem oli see D3 andis 10 punkti. aga panetegi näiteks C-vitamiin annab 14, 34, 44 punkti. noh, kogu komplekt moost ära. nii et selles mõttes on väga hea äri ülesehitamiseks ka, kes ei ole veel ärile suunatud ennast, aga just, et enda tooted tasuta saada. saate aru, jah. milleks te lüpsate lehma? mul täna üks tuttav tuli tänaval vastu ja käib joogatund andmas, 30 tundi nädalas annab joogat. no oled sina alles lüpsilehma, 30 korda käib nädalas joogat andmas. mida sa ruunad, noh, anna, võta tee kliendiks teda ainult 2 tundi nädalas, noh. ja annad talle vett ja seda, las need kliendid ise panevad seda, noh. Neil pole aega joogas pärast käiagi, nad kõik ainult sõidavad mööda maailma, jah. et selles mõttes, et julgemalt inimestele pakkuda selles mõttes, et te ei pea müüma. minu trikk on see, et mina enam ei anna, ei müü. ma teen numbri, teete numbri ja las tulevad ise ostavad. et see on nagu mõttekas, mitte teie ei müü toodet. ja see 44 punkti, mis te saate 3 toote peal. Teil on 12 inimest, kes neid hakkab tarbima iga kuu ja teie enda tooted on tasuta. tule mõistus koju, palun. jah, nii et tule mõistus koju. Te saate teenida oma tooted nagu selles mõttes ilma rahata, teil kompanii annab selle võimaluse, nii et ma natuke näpin veel ja siis kohe. kas selle D-vitamiiniga on ka see asi ka, et ta ju organism ise ju ei tooda. seda peab nagu siis tikutama ja sööma. ma praegust ei jõudnud veel, vaata osad on näiteks tehtud lanoliin baasil ja, aga D-vitamiini selles mõttes need liposoomse vormid, nagu ma ütlesin, fosfolipiidid selles mõttes, et siin ma lähen kohe, jõuan selle presentatsiooniga edasi, et kuidas see rakkudesse viiakse. no selles mõttes, et see liposoom on just aktiivse aine täpseks toimetamiseks otse rakku. nii et see aktiivne aine on seal keskel, see on nagu ufo, jah. jah, et see, me oleme ufo ajastul ja mina olen üks paras ufo. nii et teate, jah, et ma kogu aeg lendan ringi, nii et ma olen ufodega täiesti hea sinasõber. nii et see ufod viivad selle aktiivse aine meil tegelikult sinna rakkudesse. nii et ja üsna tihti vaata, kui me tavaliselt vitamiine kasutame või võtame, siis tihti on see, et need tähendab seal poolel teel on teil raha kaduma läinud. noh, selles mõttes kujutage ette, aga praegust teil jääb raha alles. see aktiivne aine viiakse sinna kohale, ütleme peaaegu 100%. et see on juba suur läbimurre, et jõuda sinna kohale, sinna sihtpunkti. selleks on need liposoomses vormis vitamiinid. nii et aktiivse aine omaduste säilitamiseks kuni rakku jõudmiseni. see üsna tihti on, kes hävitavad näiteks poolel teel. näiteks ma lasin Moskvas mõõta, uued tehnoloogiad on ka näiteks selles kvantresonantsmeetodiga. mul on nii palju parasiite. ma mõtlesin, et ma Facebooki ei jõudnudki panna seda, sest muidu nad ehmatavad ära. Jansu kogu aeg puhastab, aga tagumik või organism on parasiite täis. ongi täis. tegelikult kui hakata teid veel mõtlema, me saame 3-4 A-lehte täis neid. noh, sest neid on 700-800, mitte ainult parasiidid, seal on seened, viirused. aga nüüd on vaja seda rakku viia. selles mõttes, et ka siin C-vitamiini, meil on vaja immuunsust tõsta, samamoodi kurkumiini. et see on ka, need on kõik antioksüdandid ju tegelikult. nii et selles mõttes on vaja seda rakku viia, et neid parasiitidele anda tuld, jah. et neil oleks
kiirelt minekut, nii et see aspekt. Nii, läheme vaata edasi, läksime natuke tagasi. nii, et liposoomide põhieelised, et see biosaadav või tähendab bioloogiline omastumus ja efektiivsus, enamik aktiivsed ained ei ole täielikult omastatavad. Liposoomne vorm suurendab aktiivse aine efektiivsust ja bioloogilist omastuvust ja pehme toime. Sest kui võrrelda näiteks ka liposoomide seda, ütleme seda nagu maatriksit, siis see üsna palju sarnaneb ka meie keha inimrakku maatriksiga. Ja siin ongi, kuidas see omastuvus on kordades parem. Ja tähendab, et nad haakuvad üksteisega. Et see on ka väga tähtis, et see maatriks viiakse loomulikult teel sinna üle. Nii et samamoodi vaatame edasi. Jälle edasi ja tagasi 2 sammu sissepoole, 2 sammu väljapoole. Et see on selline tuntud Eesti seltskonnamäng. Nii et mis on see liposoom, sellest ma juba natuke peatusin. Et kerakujuline osake, mille sees asub aktiivne aine. Liposoomi kest koosneb fosfolipiididest, millest koosnevad ka inimrakkude membraanid. Fosfolipiidid on organismi rakkude ehitusmaterjal. Nad kaitsevad raku kesta kahjustatud piirkondi. No kujutage ette, et näiteks selle fosfolipiidi näiteks keegi naksas. Ja? Aga kes naksavad neid seda raku membraani? Mis te arvate? Noh, parasiidid neid tahavad, aga tegelikult naksavad ka need vabad radikaalid. Ja? Kunagi oli Eestis partei vabad radikaalid. Mäletate, ja? Nüüd on ka hästi sellised naksavaid parteisid hästi palju. Et need on ka nagu vabad radikaalid, kogu aeg naksavad ja saaks aga süüa. Aga nüüd, kui teie ümber, näiteks mina olen tarbinud H500 või mikrohüdriin plus, need ka kaitsevad. Kui neid ei ole, tähendab, mis peaks meid kaitsma rakumembraani vitamiinidest? Pakkuge. Ütleme, et C-vitamiin ja E-vitamiin. Põhimõtteliselt on C-vitamiin on see väliskiht, ütleme. E-vitamiin on lähemal selle rakumembraanile. Ja kui ma jälle mõõdan inimestel, siis need vitamiinid on suures miinuses. Ehk siis puudu. C-vitamiin kaitseb ka just nende vabade radikaalide, kuid C-d ei ole. Siis tähendab see, et on E-vitamiin. Kui C-d ei ole, siis need vabad radikaalid hakkavad ründama E-vitamiini. Kui seda ka ei ole, siis nad naksavadki tegelikult seal raku kestast juba hakkavad laiali tassima seda raku energiat. Ja see ongi, miks me väsime kiiresti, miks meie immuunsus kukub kokku. Nii et seal on kõik need aspektid, et meil on vaja ringkaitset tekitada tänapäeval. Ka Olga Butakova nimetab tänapäeval enam ei ole tervise, ütleme, kontseptsioon ei hakka nendest puhastumisest. Meditsiinisüsteemis ei ole sellist terminit nagu puhastumine. Et see ei ole koristusfirma, jah. Et tegelikult me saame toetada tegelikult oma keha loomulikke, ütleme neid süsteeme, ütleme, et kas siis parasiiditõrje ja kõik need asjad, aga mitte mingi puhastumine. Mina algul mõtlesin ka, et me oleme nagu koristusfirmal olnud siin, jah. Et selles mõttes kaitse on number 1 ja see kaitse ongi see, et anda need kas nüüd H500 ja ütleme, alustan nüüd nendest vitamiinidest. C-vitamiin ja E-vitamiin. Ja kui neid ei ole, siis on kindlasti tähtis ka need H500 sinna juurde ja panna näiteks mikrohüdriin plus, sest see loob veel võimsama kaitse sinna ümber. Aga nüüd on tähtis, et me läheksime sinna raku keskele ja me saaksime ka seal on viirused. Mida H500 mikrohüdriin, need toetavad seda süsteemi, sest need lähevad ka, mis läheb rakumembraanist läbi näiteks mineraalidest, mis moodustab rakupumba. Kaalium, just. Rakupump on kaalium ja näiteks H500 ja see aitab ka, et ta viia just seda antioksidantset, luua seda parasitaarset ja seda teemat, aga siin on just see, et liposoomselt me saame ka toetada seda siis. Nii et lähme jälle kas edasi, mida tagasi. Nii. Ikka tagasi. Nii. Ja siin, see on nagu kosmose, vaata, mis on see? Läheb see süstik, jah. Nii et siin on tegelikult on, vaata on fosfolipiidid koosnevad vees lahustuvast peast ja rasvlahustuvast sabast. Nii et need kollased on rasvlahustuvad
ja need teised siis on, ütleme, siis lahustuvad, vees lahustuvad, nii et. ja siin ongi see, kuidas see transport sinna rakku viiakse. nii et ta haakub selle rakumembraani selle sama struktuuriga ja niimoodi libiseb sealt vaikselt sinna sisse. Imbub sealt sisse. nii et ega siin palju pikka pidu ei ole, selles mõttes, et me saame, ega meil teemat jätkub, ärge mõelge, et koju saate. jah, nii et C-vitamiin, kui ma hommikul võtsin seda C-vitamiini, siis C-vitamiin on, ma mõtlesin, et ta on hästi hapu. Aga tegelikult ei ole väga hapu, ta on isegi kergelt, natuke mulle isegi kergelt soolakas. Seda võib täiesti paljalt, võtta särgi seljast ära näiteks paljalt võtta. jah, õhtul võtategi täiskuu ajal paljalt näiteks ja siis annustate niimoodi. Aga tegelikult võite segada ka mahla ja veega, nii et julgelt. Nii et ta lahustub ilusti. Nii et, aga mina võtan neid tavaliselt paljalt. Nii et samamoodi ma võtan T3 ja kurkumiga ma tegin ka. Siin tekkis küsimus, et mulle endale meeldib ka kurkumit panna keele alla. See on muidugi tehnoloogia on teine, aga võite katsetada. Natuke aega hoida näiteks keele all ja siis neelata alla. Nii et miks ma keele all näiteks hoian, on see, et seal on lümfikanalid, et siit saaks kohe otseühendust läbi selle lümfidesse. Aga tegelikult on seda, võite ka julgelt neelata alla, siis ta ei reageeri maa ja nende osadega, et viiakse soolestikku sealt. Ja nii et, kas on küsimusi siiamaani? C-vitamiini, kui sa paned vette või kuhu iganes, kas see õhuga kokku saamine, kuidas see C-vitamiini siin see on välistatud. Sellepärast, et siin on vaata, et C-vitamiin on juba liposoomne, siin on kaitse juba olemas. Noh, tähendab, see aktiivaine on seal keskel. Seda teemat ei ole. Nii et, ja siin on see annus 500 milligrammi on 2,5 milli. Et tegelikult vaata, C-vitamiini on ka hea võtta väiksemad kogused, aga võtta tihemini. No ütleme 3-4 tunni tagant või võtad näiteks hommikul, kui tekib mingi gripihooaeg, et seda gripihooaega ei tekiks. Noh, hooaeg on niikuinii olemas, aga see kahjulik mõju ei oleks, siis kasutage seda tõesti jälle profülaktikas. Nii et, ja samamoodi mul täna üks inimene, sügis on kaugel, et ma ei hakka võtma seda. Kuule, aga sa suitsetad ju, sul on eraldi just suitsetajatele väga hea võtta. Või kohvitarbijad, kohvikus käijatele. Ma isegi algul mõtlesin, et täna, kui ma ei jõudnud üle proovida, ma käisin kohvikus, mulle meeldib kohvi ka. Et ma panen näiteks kohvi, siis seda kurkumit näiteks. Miks mitte proovida, aga näiteks kohvi kurkumiga. Mis maitse? Ei, ma ei jõudnud veel proovida, ma tegin idee. Ja, et siis võite täitsa proovida näiteks kohvikust ja kurkumi kohvi. Nii et olge loovad, et see loovus on jälle see teema. Et siin on ka natuke E-vitamiini selles liposoom C-vitamiinis. Nii et kui ma olen, kuna mul on endal ka poe pidamine, selline, kus ma olen müünud seda liposoomset C-vitamiini, aga see on väga-väga kallis. Üldiselt on ta 50 € kuskil see pakett juba. Nii et kui siin on praegust C-vitamiin oli ka see 14. 20 oli jah. 20 €, siis see on ikkagi kordades tuleb soodsam. Nii et ja tõhusus on samamoodi, liposoomsetel on alati 10 korda võimsam. Nii et jätke lihtsalt meelde, et kui siin on 500, siis korrutage see kogus näiteks jah, 1000 ja ütleme, et võib julgelt panna sinna juurde. Kes tahab? Et väiksemad annused on alati, sest C-vitamiin tuleb ja C-vitamiin läheb kiiremini välja, aga see, et ta on selles liposoomses vormis, ta jõuab rakkudesse kordades kiiremini. Kas lastel peaks saama väiksema koguse? Ta ei järrita magu, jah. Kuidas lastel oli? Kas peaks saama väiksema koguse korraga? Võib, sest vaata, siin on ka näiteks, see on küll kurkumi oma, aga põhimõtteliselt on seal C-vitamiinil on samamoodi, siin on väiksed need 2,5, no ütleme, need mõõdik on kohe peal. Et see on lõmm ja terviseks. Nii et tere tulemast meie uude ajastusse, liposoomide ajastusse, nii et ma arvan, et nendest tuleb menuartikkel. Mina arvan, et minu menuartikliks, mitte ei müü, aga mida ma oskan inimestele rääkida, on just see kurkum tegelikult. Kuna ma ise olen tegelenud ka massaažiga, siis kurkum on seotud oma värvilt juba põrna energia.
põrnaenergia, mis on maaenergia. Põrn, magu, pankreas ja samamoodi see on lümfisüsteemile väga hea, kus tänane teema mul oli ka lümfidega seotud. Nii et lümfisüsteemis on just neid toksiine, patogeene, see on kanalisatsioonivalitsus. Nii et tegelikult sellest on väga hea kasutada, kellel on põletikud näiteks, kellel on liigesehädad, kellel on Epstein-Barri viirus. Paljud ei teagi, et nendel on see viirus. Tegelikult meil kõigil võib see olla, 90%. Ja samamoodi olete kursis näiteks selliste raamatutega. Nii et siin samamoodi ta toob just näiteid kurkumist. Nii et väga hea ja näiteks ka lakritsast. Näiteks lakrits on ka Epstein-Barri viiruse edasimineku pärssija. Nii et samamoodi lümfisüsteemis on just need enamus viirused ja paljud meie viirused üldse on seal just raku sees. Te ei saa neid kätte. Ja need kinnituvad ja segunevad seal seentega, muude patogeensete vormidega ja seal tekivad ka uusi selliseid monstrumeid, mis meid kogu aeg pärsivad. Ja tegelikult nagu Butakova ütleb, et seened, bakterid, need on tulnud meid hävitama. Aga kui te olete ikkagi paras punjäänikas, siis teid hävitada nii lihtne ei ole võimalik või nii lihtsalt võimalik, et siin ongi meil on vaja kasvada nendest kordades kiiremini ette, sest muidu nad panevad meist mööda, ja? Et olla kavalamad. Et selles mõttes teadlikkust tõsta. Nii et ostke ka see raamat ja saate neid omavahel kombineerida, inimestele veel olla kasulikumad. Nii et muidugi alati ka nendest raamatutesse kinni jääma, et kasutage neid enda igapäevases elus. Ja ma tahan veel öelda selle kurkumi kohta. Kurkum samamoodi antikantserogeensed toimed, siis on samamoodi, ma ütlesin seda põrna ja pankrease energia, aga maks ja sapp, seda ma näen ka üsna tihti inimestel on sapi teemad. Ja ta aitab tasakaalustada just jälle seda puu energiat samamoodi, mitte ainult seda maaelementi, aga just seda ka siis puuelementi. Pigem on siin mõlemad, maa ja puuelement. Nii et puud on meil vaja mitte ainult puuksutamiseks, vaid meil teevad puuelement on seotud kasvamine. Kui meie manager ei tööta hästi, see on just see maksa teema. Kui manager on stressis, see on just see puuelement, see tähendab, teil ei ole arengut, kasvamist. Ja sellest sõltubki nendest kahest kurkum ja loogi endale uued arengud. Nii et ja vähendage põletikulisi protsesse. Nii et jah. Kui C-vitamiini ja D-vitamiini saab nagu mõõta, kas kurkumit ka, et kas siin tekib mingi oht, kui seda palju tarbida, et kurkumi vasta ja teha veel seda kuldset piima ja kõiki neid asju, et kas siin võib tekkida liiga palju tarbida? Ma arvan, et sellest liiga palju tarbimist tekib juba see, vaata kui sa tavalist pulbrit, no ma isegi olen seganud pulbrit, ta ei imendu. Ta üldse ei imendu. No ta imendub, vaat seal peab olema piperiin. Jaa, pipart ja pluss siis üks Eesti firma teeb juba selle kurkum, pipar ja meil mesi ja need on kõik. Ja, aga siin on kordades, vaata ta on liposoomses vormis. Ja siin on veel teine tehnoloogia. Ma vaatan kohe, kas ma lähen. Ma siit veel käin kiiresti läbi veel. Kurkumiin soodustab kolesterooli taseme ja langust, toetab maksasabi, sellest me rääksime, tugevdab immuunsus, sealhulgas kasvajate vastast. No nii, las ta olla ikka juhtub. Leevendab liigeste valu, aga kus liigesed ise ei saa valutada, on närvid ju, selles mõttes samamoodi lümfisüsteem, see teema just lümfidega. Aitab leevendada masendatud masenduse meeleolu, soodustab kaalu langetamist, vere ja veresoonte toksiinidest puhastamist. Et kurkum parandab ka kognitiivset tunnetuslikke funktsioone, hakkate veel äkki selgeltnägijateks kõik. Lähete pärast sinna selgeltnägijate saatesse ja. See on siis piperiin ka sees? Siin piperiini ei ole. Vaata, need on kaks erinevat asja. Siin nad võtavad selle maatriksi, kurkumi maatriksi ja kannavad selle üle sinna otse rakku. Sest vaata selle tavaliselt, kui ma võtan. Muidu on nii, et ainult mustpipar ja piperiin aitab seda imendamist. Ja, aga siin ta imendab ka. Ta viiakse rakku see maatriks. Et see on täiesti teistsugune tehnoloogia. Nii et see enam ei kehti, et on alati vaja piperiin.
Vaat siin on just, ma tahtsin enne öelda, ma ei osanud seda nagu tõlkida ega ma ise ka, andke andeks, ei oska lõpuni see PNC. See on nagu polar, non-polar sandwich, jah. See on nagu pannakse võileiva vahele, see maatriks. Nii et seal ühel pool on süsivesikud ja teisel pool on ka kasutatakse eeterlikke õlisid. Et pannakse see maatriks põhimõtteliselt sinna kahe selle kihi vahele. Ja siis viiakse liposoomselt see maatriks sinna, ütleme, rakku. Ja lõppkokkuvõttes ega me ei peagi täpselt teadma. Põhine minu eesmärk on see, et see asi toimib. Ja ma ei pea täpselt teadma, kuidas see tehnoloogiliselt isegi on. Kes tahab väga hakata taga ajama, selleks on võimalus panna Google'is näiteks PNS tehnoloogia või see polar, non-polar sandwiching technology ja uurige või 3 kuud. Mul pole seda aega, mul on vaja muudki teha, kui hakata neid tehnoloogiat kõike uurima, sest selleks on teised inimesed olemas. Nii et aga sellest vaata teaduslikud saavutused. Nii et nii. Läheme edasi. Kas on küsimusi nende uute asjade kohta? Mulle läks vist kõrvust mööda, et mille baasil see D-vitamiin on? See, tead, sinna baasini mina ei jõudnud. Ta on liposoomsel baasil. Okay. Ja ma rohkem ei teagi. Põhinet on liposoomsel baasil ja et ta viiakse selle sama tehnoloogiaga just see aktiivne aine, see D3 on siin keskel ja transporditakse sinna rakuni. Nii et see on põhine. Sest vaata need enamust ka D3-dega on paljud need ei omastu. No näiteks missugused näiteks tabletid ei omastu. Ma tean, et mul üks teine D3 vitamiini, mis omastus väga hästi. Aga see oli lamba villa baasil. Ja paljud õnneks ei küsinud, missugusel baasil ta on, et lamba. Aga ta imendus väga hästi. Ja ma usun, see imendub ka väga hästi. Sellepärast, et ta on hoopis uudsem tehnoloogia ja viiakse. Mis baasil see kuulus? Swansoni D-vitamiin oli? No see oligi. Ma arvan, et seal oli ka, ütleme, see oli õlikapslis. Ei, seda oli tablettides ka. Kui need õli, need ja siis teda oli tablettidena ka. Aga see... Niisugused pärlikesed, jah. Ma arvan, et seal oli samamoodi. Lammas oli toodud. Lanoliin, jah. Lambarasv ja lanoliin. Nii et, aga hea on võrrelda neid asju ja tunnetada ja samamoodi miks mitte. Nii et mina olen täiesti selle poolt, et katsetamist väärt. 6 kraam. Nii et ainult edu teile selle kandi pealt. Aga ma tahaks minna ikkagi selle teemaga natuke lümfid edasi. Sest lümfides on meil tohutu potentsiaal, et kui meil lümfides on nii palju asju kuhjunud, siis meie eluenergia ei jõua edasi. Me ei jõua sinna eesmärgi. No selles mõttes, et muidugi iseasi, kas te tahate üldse jõuda, aga mingisugune energia peaks hakkama liikuma. See toime. Et see elujõud kasvaks. See, et me ei rapsiks tühja. Et see ongi vaata see, et mis meid pärsib ja meid kogu aeg on see, et meie energia kaob kuhugi tühjusesse. Me kütame, anname, aga tegelikult vastu ei saa. Et tegelikult on vaja lümfide eest hoolitseda, kus tekivadki need liigeshädad. Me rääkisime sellest kurkumist ja need samad asjad on just need viirused, mis meil on kehas. Epstein-Barri viirused, siis on Hashimotod ja Kawasakid ja mida iganes. Ega neid nimesid tuleb aina juurde ja või on EKRE viirus ja siis on veel reformi viirus ja ütleme, et ega neid viirused on meil koha peal ka olemas. Nii et ja siis tuleb neid kaitsta. Mitte neid kaitsta, vaid enda sisemust ja seda energiat kaitsta, et ei jookseks tühjaks ja ei käivituks iga viiruse peale. Ja? Et selles mõttes ja lümfid on see, kus meil on lümfikohad. Kohe tunned näiteks isegi siin palava ilmaga tegelikult need lümfikohad isegi ma töötsin näiteks naksusid. Praeguski naksuvad. Ja kaenlalused, samamoodi siin, kõik need kohad, samamoodi kubeme kohad, seedimine, soolestik, nii et need põlvetagused. Ja kus te teete kindlaks näiteks kui klient või teie enda lähedased, et lümfisüsteemis on probleemid? Mille järgi te teete? Paljud ma tean, et ütleme, et kaenla, mul on munad on kaenla all, tavaliselt on allpool, aga munad on siia kaenla alla juba tulnud välja. Las nad olla seal, ripuvad. Aga
aga põhiline, et nad ei valuta, siis las nad olla seal munad. aga tegelikult on see, et küüneprobleemid. näiteks kui on küüne, mitte ei kasva ainult, aga küüneseen, ma tean enda käest seda, küüneseen või näiteks on põlvetagused turses, kubemepiir, katsute näiteks kubemeid jah, endal muidugi, ega siis sa pole endil katsuma kube. kuule, ma katsun su kubet, ma pean vaatama, kuidas su lümfi olukord on, et jah. aga see, et kasutage just see, et jälgige, kuidas teil endal on. Kas energia on kuskil plokki läinud, puusaprobleemid, liigese probleemid. Kõigil, kellel on liigese probleemid, on tegelikult ka lümfiprobleemid. Kus alustada? Ma soovitan alati Coral Detox programm, aga tegelikult Coral Detox pluss. Miks? Sellepärast, et siin on tavaliselt on assimilator, lecitin, Coral Mine ja H500, aga laiendatud programmis on alfa. Sest paljud räägivad, ütleme, et me teeme detox programmi, aga millega te viite neid toksiine sealt välja siis? Te lahustate, ütleme, need erinevad toksiinid ära, aga millega te viite välja? Ja selleks on alfa, lutse. Et meil on vaja neid kokku põleta ja DHL-iga välja lasta. Nii et see on, ma nimetan DHL-iks, jah, alfa. Võite pannagi oma näiteks teete transpordifirma ja panete nimeks alfa, jah. Et korjate need jäägid kokku ja iga õhtu viite need välja või hommikul näiteks lähete tualetti ja siis firma alfa viib need jäägid välja. Samamoodi on just need Pentagon samamoodi ja tegelikult siia juurde ma paneks veel, vee puhul on just see hüdraseel, miks, et pesta seda raku vahelist vedelikku osa saaks pesta just see, kus vähendab vee pinevust. Et see on ka tähtis moment, et pääseda raku vahele. See on Pentagon, mis aitab just seda kaaliumi olukorda tõsta või parandada ja see seda raku pumpa. Nii et see on ka, et sealt toksiine ja samamoodi neid asju sealt nagu kehast või rakkudest välja saada. Nii et esimene asi oleks, kuidas mõjutada just lümfi on Coral Detox pluss programm, kus on lisatud siis alfa, on tavalisele programmile lisatud ja Pentagon. Ja siin on ka C-vitamiin. Nii et see on nagu lümfide jaoks number 1 ja siia juurde kindlasti on lakritsa juur. Jälle, kellel on näiteks see raamat, vaadake, mida ütleb siin just see meditsiinimeedium, Antoni William. Et samamoodi on lakrits näiteks ta pärsib just seda Epstein-Barri viiruse levikut. Samamoodi on, kui on lihastega probleeme, et põletikulise protsessi. Nii et paljud kardavad, et ta tõstab vererõhku, aga tegelikult vererõhk tõuseb millest? Enamus 80% vererõhku tõuseb sellest, et teie neerud ei suuda läbi lasta. Ei tõsta, ei. Sest see hirm on näiteks. Jah, et seda hirmu ei tasu võtta maha, et isegi las nad arustavad ühe kapsliga midagi ei juhtu, aga 2 on isegi hea kuuma mee peale panna. Ja siis teha sinna juurde kindlasti enne kui lümfiharjutusi hakata tegema, sest liikumine on ka lümfide juures number 1 asi. Et mida ma soovitan isegi näiteks lähete seina äärde, ei ole küll, ütleme see on sein, ja nüüd lähete seina äärde, see on kannikad, jah. Ikka te paljalt ei pea olema, siis ajate jalad arki. See on nagu jänes, jah. Jänes on seina ääres, jah. Aga kujutame ette, et siin on keha, jah. Keha on siin, pea on siin, jah. Ajate jalad arki ja siis paitate, tähendab suunaga just allapoole. Lümfidele väga hea harjutus. Te võite olla 20 minutit seal seina ääres. Paitate, õõrute, patsutate. Et see lümf valguks nagu alla, jah. Ma arvan, et Facebookis ka õnneks te kõike need pilte ei näe seal, jah. Nii et see muidu see näeb välja nagu pornograafia. Aga andke andeks, üks jalg on ka paistes näiteks. Tal on hästi tugev lümfikahjustus otsal, nii et ta peab eriti paremat jalga rohkem tead masseerima, selles mõttes, et tõmbama enda poole ja põlvetagused. Aga samamoodi just enne harjutusi, miks
samamoodi kui te lähete sauna, ka võtke 2 kapslit enne sauna, saunapidu näiteks, ei pea õlut pakkuma, pakutegi lagritsateed, noh selles mõttes. Kui nad tahavad saada, kirjutage kohe saunas nendele koralli liitke ära saunapeol, noh selles mõttes ja tulevad ise ostama. Nii et väga lihtne saunapidudel hakkate käima, noh. Ma räägin oma kogemust, kuidas ma liitsin näiteks Pärnus inimesi. Läksin Soolakambrisse. Seal oli üks vene nimega oli Mošnikova, jah. Liitsin kohe selle Mošnikova ära, väga hea, Mošnõja, noh, ta käib kogu aeg seal soolasaunas. Siis ma liitsin seal soolasaunas ka soomlased ära. Neil ei olnud kuskile põgeneda. Neil ei olnud kuskile põgeneda, ütlesin, et teate, mul on nii hea toode. Täitsa, ma teen teile lihtsalt, kingin teile korraldi selle kliendi numbri, ise lähete ostate. Nii et tegin kohe, võtsin väikse lehe peal, kirjutasin nad oma andmed ära ja pärast õhtuks saatsin neile Messengeriga juba selle uue kliendi numbrini. Nii et ja samamoodi ma tegin näiteks massaaži salongis seal Estonias. Ise olen seal laua peal ja siis see, kes masseerib, ega tema ei saa ka põgeneda ära. Siis ta peab masseerima. Aga mina saan, kuule, mul on nii hea toode, mis sa siin kogu aeg niimoodi masseerid? Mul on vesi, noh, kas sa oled ka sellest kuulnud ja sellest koralliliiv ja kuule, aga ma õhtuks saadan sulle, anna mulle, kirjuta mulle see, millal sul sünniaeg on. Ta ei saanud põgeneda, milleks sulle, ma teen sulle kliendi numbri, saad 20% odav. Vaatad õhtul ja jälle liidetud, noh, käitegi mööda salonge, võtate teenust, kohe kirjutate. Muidu ma ei võta sult teenust, ma kirjutan sulle selle, noh. Ega tegelikult, andke andeks, aga seda ei saa ju öelda ahistamine, noh. No, et tema pakub mulle teenust 50-50, noh, selles mõttes, et olge loovad. Et siin on võimalus täiesti palju, noh, lähete turule, näiteks ostate kurke. No mul on näiteks, kuidas kurkidel on näiteks pestitsiide on palju, mul on toode, kuidas nendest pestitsiididest lahti saada. No, koralliliiv, panen vette, teen nagu lahuse, nüüd ma kalan kurgid üle, no sellega ja mul on täiesti, kuidas raskemetallidest, olge loovad, jälle saate kliendid 50-50, kurgid sulle, raha mulle või korall mulle, jah, korall mulle ja siis kurgid sulle. Nii et siis kuldse triolooga saate neid liitujaid endale juurde võtta. Nii et valiku võimalus on, nii et korall, jalad kõigepealt seina äärde, patsutate, noh, kõigepealt see vesi sisse. Nüüd, kui olete 10-20 minutit niimoodi harjutanud ja teinud harjutusi, siis võtate kindlasti pärast selle alfa. Ja seda julgelt 4 kapslit korraga võtta. Seda võiks isegi hommikul ka võtta. Või päeva näiteks sinna toidukordade vahele võtta. Looge endale uusi selliseid moodusid, aga need 2 asja oleks kindlasti lümpide jaoks ekstra vaja. Ja sinna juurde võite ka kindlasti panna selle kelpi. Mis seal kelpis toimub? Mis seal toimub? See on samamoodi merevetikas ja lümfi jaoks väga hea. Punavetikas on ka, aga korallis meil ei ole seda punavetikat. Mõned ütlevad jälle see kilpnärme teema, noh, endokriinsüsteem, aga kus see tekib, see endokriinsüsteem, see on ka lümfidega seotud. Nii et kui lümf ei ringle, siis tekivad ka 100 muud probleemi. Nii et, ja lümfi harjutuseks on väga hea ka selline harjutus, tõuseme püsti ja teeme kohe väikse lümfi, näiteks lähete teatrisse, mitte ei paksuta niimoodi, vaid paksutate oma lümfi. Natukene siia poole. Nii et küünammuki õndab ja paksutate näiteks kaenlaalused mõlemad poolt. Vahepeal nuusutate. Võtate näiteks koralli seda, noh, teete teed, võtate alla ja siis nuusutate peale, jah. Aga enam ei haise, siis on järelikult lümp on parem, jah. Kui teil kaenlaalused väga haisevad, siis on järelikult, teil on hästi palju neid happeid, jah. Nii et, ja siis on kubemed, jah. Ja põlvetagused. See põhikohad, teemegi tantsu, jah. 2 korda 1 ja 2 korda 2, 2 korda 1 ja 2 korda 2, kubemed ja põlved ja siis teed. Jah, lase 2 ja plaks. Ja kaenla all, kube ja põlved ja
pirrud kahel otsal löövad lekendama ja 3, 4 ja rõõm jõuab koju. veel 2 ja 2 ja siis läheb karates näiteks korralist välja. ja pärast teete hüppame, kargame ja siis pärast hüppab rohkem ja see õlad on paks. las tissid ripuvad ja munad rapuvad. ja rõõmaks jah. pool tundi vähemalt. siis pärast lähete seina ette, no nii, väga hea istida. ja siis ja pärast lähetegi seina ette, panete jalad sinna taeva poole jah. nii, aitäh teile, nii et sellised uued suunad, liposoomsed vitamiinid. ma usun, et tõesti, vaata, meil oli Moskvas oli nüüd foorum ja ega selle koralli visioon on ikka väga võimas. nii et jõuda ikkagi maailma number 9. nii et ega siin palju puudu ei ole, nii et areng on väga kiire. eelmise aasta käibed tõusid ikkagi üle 100%. et võimalus tulla ja osaleda selles arengus on kõigil. olla lihtsalt tarbija või seda tarbimist soovitada ka teistele. ja te saate kuhjaga enda tooteid tasuta. ja see ei ole just see, et ei pea müüma. see ei ole võrkturustus, mis oli aastal 90 või 97. et võrkturustus on see, et me soovitame ja selle pealt me teenime. ja see ongi see, et me ei käi kottidega mööda linna ringi. mul on küll seljakott, aga ma enam seal neid tooteid ei paku. et tulevad ise ja saavad selle suurema tulemuse, nii et, aga mul on varsti plaan osta ka enda see arvutiprogramm, kus on just kirjas või need parasiidid, patogeenid, viirused, et see oleks veel võimsam, noh, anda sealt nendele kõrvaldada ja siis oleks nagu energiat veel rohkem. aga tänu tulemast, nii et teil on võimalus nüüd minna omastama, ostma, aitäh. ja teie ka, mis te seal kodus passite, jah? kohe kiiresti veel, korallklubi on kella 7 lahti.